Karl August Hindrei, Aovalged aknad, romaan. Esimene. Mõisavalitseja Karl Armin Katvel pikutas lahtise akna juures diivanil ja kuulatas, kuidas kell kutsus til-talladi, moonakaid peale söögivahe jälle tööle. Ta vandus endamisi, sest ju ka tema pidi välja minema päikeselõõsa kätte. See vandumine tuli tal niisama, selles polnud erilist kurjust, liiatigi suurt pahameelt, lohutas vaid ebamugavusi. Ja oli ometi nii mõnusalt erutav olnud, kuidas Tartu professor Karl Schirren sellele Samaarinile andis nagu kaikaga, kuigi peenelt ja professorlikult, aga hoogsalt ja senikuulmatu julgusega. Raamat levis õieti alt käe, pisteti peost pihku. Läbiotsimisi ju tema pärast ei olnud õieti kuuldagi, kas ta üldse on keelatud, aga mine sa tea. Silla kohtunik von Bock oli ta temale teiste paberite seas käskjalaga saatnud ja seesama käskjalg oli tänukirja tagasi viinud, kirja, milles olid silmas peetud kõik viisakuse reeglid, mis alla kriipsutasid seisuse vahet. Kõnetus ühes tiitlitega, võimalikult kõrgel fooliopaberi äärel, 3 sõrme laiune vahe selle ja teksti vahel ja siis allkiri äärmise lugupidamisega ja teie alandlik teener Karl Armin Katvel. Käskjalg oli kannatlikult oodanud, nagu kõik alluvad pidid ootama, ja eriti Karl Armin Katveli kirju ja korraldusi. Mingi tunne tekkis mõisavalitsejas, et sündsam oleks kirja kirjutada hanesulega. Käekiri oli nagu kergemalt libisev ja hanesulg oli nagu vanem, auväärsem ja lugupidavam kui moodi läinud vabrikusaadus ja kõigile kättesaadav plembeiline terassulg. Hanesules oli ka isikupära ja nõudis oskust, kuidas teda lõigata, selleks pidi taskunuga olema terav, ikka valmis, metallist läikeva kaanega tindipoti ees ja üldse pidi kogu toiming nõudma täpsust ja rituaali. Aga seekord ei olnud hanesulgede seas mitte parajat. Valik nõudis kõikide kurjade vandumist. Sample complete. Ready to continue?